Jõulukuu on täies hoos ja jõulud vähemalt minule on valguse, aga ka värvide aeg. Ja nii nagu eelmiselgi aastal otsustasin seekord taas sisse astuda Terase tänaval asuvasse kunstipatta, kus tehakse siis väga ilusaid klaasist ehteid. Siin saab seda tööd ka õppida ning oh üllatus, sisse astudes vastu võttis mind hoopis teine keskkond kui aasta tagasi. Teil siin vahepeal väikesed muudatused toimunud? Jah, need väikesed muudatused on tegelikult üsna suured muudatused, et lisaks sellele välisele, mis siin näha on poes sees ja väljas, on muutunud ka meie suunitlus. Et 10 aastat oleme pakkunud siis kaupa klaasikunstnikele, materjale, värvilisi klaase ja kõike, mida vaja on klaasikunstniga tegelemiseks, siis nüüd sooviks rohkem kutsuda siia ka kõiki teisi inimesi, kes veel ei ole sellega kursis. On nad siis noored, vanad, emad, isad, lapsed, et kõik on nüüd oodatud. Pakume erinevaid valmis toodangut müügiks. No see on kohe jõuluvana kotti pistmiseks? Jõuluvana kotti pistmiseks, täpselt erinevaid kingitusi, vaagnaid, lampe, küünlaaluseid, päkapikke sussi sisse panemiseks. Aga kui tahaks midagi ise teha? Siis tuleb sammud seada siia meie juurde ja siis me koos siin saame teha. On võimalus tulla ise siin sulatada, teha täpselt oma soovi järgi, kas siis jõulude puhul kaunistusi omale koju sõbrale kingituseks, tulla koos perega teha, võtta laps kaasa, lõigata, teha vitraasid, vaagnad, kõik võimalikud erinevad asjad, et kõik on oodatud, kellel huvi vähegi on. On selliseid suuremaid koolitusi, mis on siis välja reklaamitud meie Facebooki lehekülje peal, kunstipada leiate sealt ja seal on siis need üleval kuupäevaliselt. Samas on võimalus, kui on ka huvi millegi kindla vastu, pöörduda meie poole, helistada, kirjutada, tulla kohale ja siis saame juba kokku leppida, et kas siis individuaalselt teha siin midagi koos. Millega te nagu rohkem tegelete või mida te rohkem õpetate, kas Tiffanyt või klassikalist vitraaži? Õpetame Tiffany vitraaži. See on nagu lihtsam. See on lihtsam ja need on tavaliselt väiksemad tööd ja seda on lihtsam nii-öelda omandada ja kodus soovi korral ise nagu edasi siis seda oma oskust lihvida ja sellega tegeleda. Aga tegeleme ka klassikalise vitraažiga, et kui kellelgi on soov saada kapi uksele mõni ilus vitraas või kuskil aknale, siis saab meie juurde tulla koos kunstnikuga teha kavand, valida sobivad klaasid ja niimoodi see valmibki siis teile juba oma soovi järgi koju. Aga kui popp see sulatustehnika on, minu meelest seda veel aastaid tagasi keegi ei rääkinud midagi klaasisulatustehnikast, aga nüüd on kuidagi esile kerkinud. Nüüd ta tuleb ja aina suurema hooga tuleb, et see sulatus on tõesti väga põnev. See on selline maailm, et lõputult palju võimalusi on, kuidas sulatada, mida sulatada, nii nagu fantaasia ainult lubab, mida kõike sinna klaasi vahele saab panna, saab sulatada taimi, saab sulatada erinevaid klaasipulbreid, saab kullapuru näiteks sinna vahele panna. Et see on üks väga põnev maailm ja ma kindlasti soovitan kõigil sellega tulla tutvuma meie juurde. Kas klaasiga tegelemine on kallis hobi? Klaasiga tegelemine ei ole kallis hobi, et ühe näitena võib tuua näiteks pensionärid, kes väga käivad meie juures klaasi ja materjale ostmas, tegelevad sellega väga hea meelega, neile meeldib ja ei ole üldse üle jõu käiv mitte kellelegi, et käivad pensionärid, käivad lapsed, käivad kõik, saavad sellega hakkama. Teema lõpetuseks tahaksin teid hoiatada, kallid Nurgakivi vaatajad, klaasikunst on nakkav ja kui te ei karda sellesse asja nakatuda, siis võtke ühendust ja tulge siia näitude juurde proovima, kuidas selle nakkamisega siis on. Igal juhul tegemist on väga ilusa asjaga.